kuritarkoitti, onko kuri paha? Häijy. Olen joo. Saavamman tarkoittaa saunaa. Läheb turm tagasi ja huvilised saavad ka sellega üldiselt see lahkla meil, mis teil seljas on, see on üsna kerge. väikeseid nahkplaate on alati lihtsam leida. Surma peale ja nii edasi. Muutmaks mõõgaväge tugevamaks. Konstantinoopoli keiser on sellest katsest niivõrd 3. sajandil roomlased võtsid keltidelt üle pika mõõga. See oli 30 kraadi oli väljas kuuma, nad käisid teha selle 30 kiloga seal. Ja nüüd te siis näete, kuidas üks võitleja kasutab võitluses mõõgasenud nuia. Vormid. Õlled juba sees. Nii. Tere. No Igor, mitmes kord on Igor treffi? Esimene. Kus sul ikka esimene? Ma olen pilti näinud. Kus ratas on? Minul on see Harley Davidson 1899. See on Wanderer Indian. Igast, kõik asjad on olemas. Siis on ainult härra president puudu. President on puudu, aga äkki... Sa ei ole mingi president.
Täna istub siin tünnis Eesti, Soome, Venemaa. Skål to Russia! Jõgeva trehv ühendab erinevaid rahvusi ja kõik on sõbrad, võib nii öelda. Muidugi kõik sõbrad. Ometigi me jagame ju ühte tünni, keegi ei tea, mis siin vees muidu. Häid motomehi mahub palju ühte tünni siis. Siin mahub üks veel tegelikult, sa võid ka tulla. Kas? Ja tünnitamist teile siis. Sattumalta kaikki on onnellinen, siis näemme Helsingissä. Me olimme Lahtessa muuten. Joo, jos. Härra Sviatosev, 19. Jõgeva trehv. Minu jaoks on juba need mitmendad, kus ma osalen ehk juba 4. Jõgeva trehvi üritused ja alati on need jätnud hea, positiivse ja energia pommina niisuguse mulje. Jõgeva trehv on, kuidas öelda, on üldrahvalik üritus siin ja siin on hästi palju vabatahtlikke kohalike tegevuses ja loomulikult, kui ikka tsiklimehed üle kogu maailma, võiks öelda, ikkagi siia kokku tulevad. Eks me ju oma tegevusega jätame ikkagi mulje, kas inimesed tahavad taas siia tagasi tulla või ei taha tulla. Tundub, et iga aasta järjest rohkem siia tullakse, nii et seetõttu on kindlasti, et meie inimesed on siin külalislahked ja võõrustavad päris hästi. Nii nagu enne ma ka linnapeana, nüüd ka maavanemana, ma kindlasti jätkan seda, et me toetame projektipõhiselt seda üritust, sest see on üks olulisi tähtsündmus Jõgeva maakonnas, millega maakonda promoda.
härra Jõgeva linnapea, 19. Jõgeva treff. Minu jaoks on see nagu 5. treff olla niimoodi jalakäijana rohkem ja olla kuskil tsikli tagaistme peal, aga iga aasta ka muutub, eelmine aasta ostsin riided, see aasta on juba load juba tulemas, nii et järgmine aasta olen tsikliga kohal. Ma arvan, et kui ürituse nimi on Jõgeva treff, siis igal juhul Jõgeva linn peab olema sellega seotud ja mul on hea meel, et mul õnnestus 5 aastat tagasi see üritus Jõgeva linna paraadi osas nagu ikkagi paigale tuua ja siis selles mõttes on Jõgeva linna inimestele ka nagu ütleme sellist püsivat üritust nagu koha peal nautida. Järgmine aasta siis 20. treff, et ootame põnevusega. See ongi nagu hea meel, et ise saab siis 20. juubelitreffil osaleda mootorratturina ja see väga selline hea eesmärk ja kindlasti on hea tunne. Ja igal juhul järgmine aasta olen kohal ja me oleme kokku leppinud, et järgmine aasta oleme ka laagris. Lapsepõlv ja noorus tulevad meelde. Sellepärast, kui mina koolis käisin, siis oli veel maailmas selliseid asju nagu Ensemble The Beatles, lillelapsed, hipid ja nii edasi ja siis oli üks alternatiiv noortekultuur, olid rokkarid. Need olid just need, kes sõitsid mootorratastega ringi. Nagu ma nüüd aru saan, tähendab rokkarism ja inimesed on jõudnud enam-vähem samasse vanusesse oma üllatuseks. Ma märkan, et siin on 50. aastates mehi, kes jumalukene, siin mootorrataski tuleb. No vaat see on minu elav lapsepõlv. Ja ühesõnaga nüüd me oleme näinud, kuidas ühest alternatiivkultuurist on saanud päris kultuur. Ja mul on seda kultuuri tegelikus elus väga hea meel näha, ütleme niimoodi, meeste mängud vabas õhus. Härra Keila linnapea, Jõgeva treff 2010. Kas olete esimest korda siin? Ei, minu jaoks on juba 3. kord. Igati tore üritus ja igal linnal peaks olema selline oma nii-öelda brändi üritus, mille järgi seda linna teatakse. Ma arvan, et Jõgeval ongi see Jõgeva treff, et Keilal näiteks on kuuma õhupallivõistlused, siin on motomatkajate kokkutulek, et igal pool on midagi huvitavat ja samas mootorratturid on selline hästi kokkuhoidlik pere, nii et ka sellepärast on alati siia hea tulla. Ma olen ka täitsa sõidumees, ütleme nii, et ka juba 3. korda ikkagi rattaga siin, et ma arvan, et võib ka tulla autoga, aga kindlasti see võlu on, kus sa tuled ikka mootorrattaga ja eriti efektne on minu arvates paraad. Siin laagris ringi käies ma olen juba päris mitu tuttavat inimest näinud ja huvitav on see muidugi, et iga kord tuleb nüüd tuttavaid inimesi juurde, et esimene kord oli vähem, nüüd juba iga nurga pealt peatud, räägid juttu, et tore üritus. Peaaegalt valmis, 3. meestad läheb juba reili valima.
5 kasti. Näppudega ei tohi näppu niimoodi hoida ja paika panna. Sina võid, aga tema ei tohi nagu tõmmata paika. Jah, just nii täpselt. 7 kasti. Ja alla läheb kohe 12. kast. Ja torn isegi ei kõigu mitte. Ja kas alla läheb 13. kast? Õnnenumber. Ei lähe kahjuks. 12 kasti. Läheb kohe 12. kast. Aplaus! Sest et järgmine kast on ju 13. Ja nüüd kerkib kast. Torn ning alla läheb 13. kast. Ja järgmise kastiga ilmselt viigistatakse eilne parim tulemus. Ehk siis 14 kasti. Ja torn kerkib ning alla läheb 14. kast on peaaegu all. Kas jätta püsima? Päevast kerkib 14 kasti. Ja on all. On jäänud lähevad täpselt sopp. Ja raskelt, kuid sihikindlalt kerkib torn ja alla läks 17. kast. Kas jääb? Ja! 17 kasti! Absoluutne rekord täna ja loomulikult löödi ära ka eilne rekord, ehk siis eile oli 14 kasti. Alla läheb 9. kast. Ja 9. kast on paigas, aga torn veidi kõigub. Ja palju meil nüüd oli? 1, 2, 9 kasti esindab meid Soomet. Kiiret ei ole kuskile. Ja kaela lähevad Jõgeva Trefi medalid. Ja võib-olla laome neid kaste ka homme.
valmis olema põhimõte vaja. Viis. Olete valmis? Ja läks! Kasutab oma tõmme taktikat. Kaasab peab elama. Stopp! Ja läks! Sellepärast, et tegemist võib olla nii segav mais kui meeskonnastundadega. Stopp! See oli küll kiire. Ja läks! Ja stopp! Tulemus sama. Või annaks. Say
Neid vägesi juhib sealt sees see. See on mida topeltküünatega. Läbi pildistada praegu, vaata nüüd. Ehk seal neid on, aga Johmest äsest ei valmis. Veel kui viimus. Manööri otsa ei panda. Tuleb ka ühe manööri otsa. Ja sõita pildi peale. No nii.
No nii, head sõbrad, mootorrattad on nüüd pargitud ja tahaksin paluda teid kõiki siia aedadele ligemale, et oleks ka Jõgeva linna keskväljak teile ilusti silmaga riivatav. Palun siis mõistav suhtumist, et ei... Ütleme siis niimoodi, et perekond motosõbrad panid pead kokku ja leppisid omavahel kokku, et alustab härra maavanem Viktor Šjatšev. Head motosõbrad, motohuvilised, tere tulemast Jõgevamaale. Igal aastal ajal, mil suvi hakkab sujuvalt üle minema varasügiseks ja osa linde valmistub meilt ära lendama, on ka väga paljudel motosõpradel üle kogu maailma sama tung põues, et nad alustavad oma mõtlemisega, nad peavad kuhugi minema, kuhugi kiirustama ja pakitakse seljakotid ja matkatakse Jõgevamaale, Jõgeva linna lähedale, väikesesse aleviku Kuremaale, toredasse mõisaparki. See sündmus on olnud siin juba 19 aastat. Tänu korraldajatele, kellele tuleb täna öelda hästi palju kiidusõnu, maavanemana ma luban, et me toetame seda üritust ka järgnevatel aastatel, et oleks ja jääks meie tähtsündmuseks, kuhu meie motosõbrad nii lähedalt kui ka kaugemalt kogu maailmas tahaksid jälle ja jälle tulla ja pakkuda meile silmarõõmu nägemaks ilusaid mootorrattaid ja uhkeid naisi ja mehi nende rataste seljas. Tervitan teid kõik Jõgeva linnavalitsuse ja linnavolikogu poolt. Igal aastal see sumin ja müra, mis meie teedele tänavatel kostub, on kindlasti suurem nende inimeste südametes ja sees, kes ise mootorrattaga sõidavad. Eelmine aasta toimus selle ürituse raames Võrride võidusõit ja Jõgeva linna Eesti Vabariigi aastapäeval tunnustati seda üritust Jõgeva linna aastateoga ja selle aastateo valis välja Jõgeva linna rahvas. Soovin Jõgeva treffi kaunist päeva jätku ja tulist õhtut. Aitäh kõigile! Tervitused kõigile mootorratturitele ja nendele, kes rattaga ise ei sõida, aga on hingelt mootorratturid. Ma arvan, neid on palju rohkem isegi. Mul on hea veel, et sajad mootorratturid on jälle leidnud sel aastal tee Kuremaale, sinna mõisavärgi puude alla, kus on, ma arvan, ideaalsemaid kohti niisugust motopidu pidada. Ja ma soovin teile kõigile täna ühte kõva pidu veel ja homme head ja turvalist koju jõudmist ja olete kõik oodatud järgmisel aastal 20. Jõgeva treffile. Head peotöögu kõigile! Kuna kõike enam on nendel öeldud, siis ma mainiks üle need
kes võtsid vaevaks kas siis oma vanal säärekal tolmaapüükiga ja bensiin sisse kallata või siis päris uus masin kokku ehitada, et ikka olla võistlustel esimeste seas. Ja lisaks tervitaks kõiki neid, kes on andnud oma panuse mootorrattakultuuri jätkamiseks, aga mina olen seda teinud. Juures olevat pildit on see kindlasti näha. Tänan. Teeme korraks ühe kiire rivistuse. Ja tulevad kõik, tulevad nii võrriliiga kui ka rolleriliiga võistlejad. Teie ette astuvad mehed ja naised, kes võistlevad standardrolleritega, kes võistlevad open rolleritega. On neidusid, on noormehi. Tänane päev on juba nii võrri kui ka rolleri liiga jaoks 4. etapp. Me oleme võistelnud nii Viljandis, Sakus, Abjas ja täna Jõgeval ja 14. augustil jõuame me omadega Muhu saarele, kus toimub juba siis võrriliiga viimane ja 5. etapp. Mis ma muud oskangi ütelda praegu? Ilusat päeva teile, nautige seda päeva, elage kaasa. Eelmine aasta oli väga hea publik Jõgeval. Ma tahaks näha, kas see aasta ka on selline publik siin Jõgeval nagu eelmine aasta. Suur aitäh! Ja meil on tänasel päeval tõeliselt auväärne rajakontroll. Ole hea, Igor, tee selgeks, kas meie rada on kõigi jaoks turvaline. Mees, kes on seda väärt! Himmi Purõi! Ja tänane võrriliiga näeb ette meil 1, 2, 3, 4 ja valmis. Ja loomulikult tõusnud ja tõusid roheline. Esimene võist on tänavu. Tema järgi ja on ka tõesti meil mehi, kellel isegi mootor on mitte raasuga ei vea ja ainult jalad on need. Ja mindi nüüd eelviimasele ringile, osad võtavad siin juba kurve sirgeks. Meeletu tempo on neil kõigil taga. Ega ta on tõesti väga ohutud kõik ei ole. Et sa niimoodi õhtukoolikuti hoiad ikka seda rütmi ja kaunid nostalgilist 70. Riia hääli. Valuid teile ja esimesena ja esimesena tuleb meil ikka meie võistluse riider number 11 on Rando Laane. Tema järgi peaks tulema 111, see on võistleja Toomas Meelis ka Järvakandi linnast. Olevat ainult vastu tuult sõitmine. Ja ongi finiš käes. Esimesena finišis meil võistleja number 11 Rando Laane. Tema järgi võistleja number 111 Toomas Meelis. Tema järgi 31 Sillar Korsar.
kahetaktilised kui ka neljataktilised rollerid. Tõmbame lihtsalt tagasi ja läks teele. Need kurvid on nende kiiremate rataste jaoks väga teravad ja ilusasti nad need läbi nautisime sealseid kurve. Oli palju rõõmu, oli selliseid puhkuseid põõdastest, kuid sõit oli tõeliselt naudistav ja täna on nad juba siin teie ees. Nende tüdrukute jaoks lausa numbrid meistrisse kombel lihtsalt liiguvad silmest läbi ja pärast nad panevad need lausa paremusjärjestusse ja leiavad seal paremaid kohti, mis vaja. Kui aus olla, siis ega mina ei teagi, mis sinna vaja. Võrri. Hiina klassis te näete väga palju Saku esindajaid ja päris Sakust ongi see Hiina. Ja üles meil õhtul klassi esindaja Karli Rosi Jägavägi. Teisena tuleb meil võistleja number 13 Roland Matis Lätis. Nii et on selgelt saanud, et tänasel inimesed ja Eesti suvi on veel käimas. Võite ka teie sättida sellel päeval kõige tähtsamine. Neljandal positsioonil on meil esimesena on meil juhtimas võistleja number 3 Keiti Korsar. Mida juhtus Keitiga? Väikene äpardus, ennast ja meelega oma positsiooni paigast ära andma, kuid tema õnneks on tema endaga korras ratas jäi liikuma, aga langes neljandale positsioonile. Esimeseks seekord siis tõusis Kristiina Rava Sürgaverest. Valka Läti on surunud ennast Sürgavere vahele ja loomulikult Mõõsaarelt päritud Eris Pitl on võistleja ja mis toimub, kas kurvis toimub see vahetus ja toimuski täpselt nii, et Kristiina Rava on esimene ja Laura Kretens Valkast Lätis surus ennast eelviimases tõeliselt nauditav sõit saab kohe meil tulema. Liiga üldvõit, positsiooni omanikud, need on siis võistlusindikaatid. Ja see on Virgo ja Hergo Roosur Sakust. On nende kahvel põranenud, purunenud neljandal ringil. Starti. Kohtunikud tegid otsuse sellise, et mida arvate sellest võridevõidusõidust linnas siin? Tähendab, ma ei oska sellele nagu erilist rõhku panna, mind erutavad rohkem need suuremad masinad, et see jääb tagaplaanile. Et mida suurem, seda uhkem? Minu arust küll, jah. Viiendale positsioonile, kuid vaatame nüüd täpsemalt, kes on meil neljandal positsioonil. See on võistleja number 88 ja äärmise hetkel teile Jõgevale tulla ja pakkumas töölis Kuidas suhtute sellesse nii-öelda uuendusse, et nüüd on linnas võrride võidusõit hoopis bändi asemel näiteks? No aga miks mitte, samas kuna sinna Kuremaale võib-olla iga kord ja kõik ei saa, noorem generatsioon saab ka motopissiku sisse. See on väga hea.
nüüd on jällegi lipukohtunikul lipud valmis, punane on tõusnud ja kohe tõuseb tema roheline lipp. Väga hea stardi tegi meil Läti esindaja. Esimene on tõesti Läti esindaja, teine on meil esindaja Raido Roosnurm, kolmas on meil Open klassis number 38 Aivar Hanson, siis 34 Mikk Roosnurm, tema järgi tuleb meil Karl Rusi Open klassi esindaja, esimese sõidu liider ja siis juba 46. Kuidas teile Jõgeva treff 2010 meeldib? Täitsa tore on. Mitmes treff on? Ma ei tea, 7, 8, 6. Ja mis iga aasta tagasi toob? Seltskond. See on põhiline? Põhiline. Ja esimese koha saavutas selles tulihingelises võistluses võistleja number 7 Karl Rusi. Väike meenutus kui Jõgeva treff. Nii, ja teine koht. Ja auhinnad saavad omale võistleja Henri Essenberg. Aplausi jaotel loomulikult. Taavi Eller. Karl Rusi. Teine koht. Raido Roosnurm. Ja kolmas koht. Niks Kretsens. Hüvib hurraa! Meil on täna tegude päev olnud. Tal läheb ühest korrast alati. Teine koht, number 88, Andrei Palang ja edasi Hans-Richard Pari. Koht, number 15, Anti Valdoja. Taktilises klassis ja võistleja number 15, esimene Anti Valdoja, teine Jaan Kaunissaar ja kolmaks Aleksander Kullamaa. Nii. Nii, see esimene koht. Kuid teine koht läheb meil Eestimaale ja see on Kristiina Raba, number 2, Surgavere. Ja kolmas koht läheb meil jällegi Surgavere ja Keiti Korsaar. Ja vaadake, need samad neiud olid ennem võrride peal. Vaat nüüd ei tunne enam ära kõike. Puhas kunst, puhas ilukunst. Ja 6. koht, Sandra. Mehed 3. kohal. Suur tänu, tõeliselt naudingut pakkuvad mehed. How many years have you visited Jõgeva treff? 11. It's the 11th year. Every year it becomes better, people come closer and Estonia is growing. Kuidas Jõgeva treff 2010 meeldib seni? Täiesti normaalne. Treff on oma ette nähtus, et siin ei olegi midagi meeldida. Kellele ei meeldi, see ei pea üldse tulema. Mina tulen selle jaoks siia, et ma saan korra aastas inimestega kokku ainult siin. Ma ei tea paljude telefoninumbreid, ma ei tea nende nimesid ja ma tulengi selle jaoks siia, et nendega kokku saada. Aga üldiselt on ikka Jõgeva treff. Where are you from? Finland. How many kilometers do you have to come to Jõgeva treff? 160, so really short trip. How many years have you visited Jõgeva treff? 6, 7, 6. Why do you come every year? Why? Because of the place, nice people, fun, a lot of good company. And can you say that next year is the 20th Jõgeva treff? Will you be here? Definitely, yeah. Last year? No, 2007. Oh, 2007, sorry, yeah. Great. And we ended the trip here.
Yeah. Great experience, I guess. Yeah. Next year we are doing the movie for every year we do the movie to for Jõgeva Treff 2010. So it will be there. Probably Igor would be fascinated from the book. So. Actually, you can give the sticker. Yeah. Because there is our website and okay. so you can contact us. Yeah. I think. Oh, thank you. And Igor is having. Igor has also this book. Okay. Then I can check. Ich glaube, ich bin jetzt das 8. Jahr in Jõgeva und das ist jedes Mal ganz toll. Man kommt hier rein in das Land, es ist eine wunderschöne Natur, man trifft ganz nette, freundliche Menschen, sehr hilfsbereit und es ist einfach nur toll. Die Organisation hier klappt hervorragend, das ganze Jõgeva-Team ganz super. Und man trifft hier natürlich Leute alle Jahre wieder, man lernt neue Leute kennen. Ja? Sie sehen ja hier die Leute aus Niederlande oder ähnliches, es ist immer wieder schön. Ich komme hier aus Güstrow, Güstrow ist in der Nähe von Rostock, das liegt im Norden von Deutschland und ich muss ungefähr 1300 Kilometer fahren bis hierher. Ich werde alles tun, dass wir mehr Deutsche sind und euer 20. Treffen ein ganz besonderes Treffen wird. Ich gebe mir viel Mühe und ich hoffe, dass wir mehr Deutsche sind. Ilm on olnud väga hea, vahepeal on tulnud mõni jahutav vihmasabin ja jahutanud siis need mehed maha, kes siis on natukene ülemeelikuks läinud. Ja mõned eelmiste aastate kuulsused on meil see aasta saanud vanemaks jälle aastakese ja saanud ka natuke tarkemaks. Ja jälle, siis tuleb jälle uusi kuulsusi on näha, et tuleb meile nagu juurde, järelkasvu on ühesõnaga. Ja seest naised säilivad meil ikka kuumana, need on ju kuskil varjus tavaliselt, kui vihma sajab. See on Eesti käest riielda. Järgmine moderaat. Jõgeva Treff 2010, Tabio, jälle kohal? Muidugi olen, peab olema. No, se on jopa 19. kord. Ensimmäinen treff oli niin, että kui mä õieti mäletan, meitä oli kuskil 70. Ja no, siis se märkättävin asia on, missä siinä on juhtunut, on se, kuidas öelda, se kulttuur on muuttunut ja tuntuvat paremmassa suuntaan. Jopa oskattaisiin teidän teistä arvestata ja se hink on ja enää ei ole sellaisia vohmehiä, että on ikkaa, aga ei niin paljon. Kuinka vanha tema on? Tämä on 3 kuuta ja 2 nädalat. Et siinä nyt on niimoodi, että nuorimman ja vanimman lapsen vahe on 40 aastat, että sellaista juhtuu. Mutta mehed ei väsi kunagi. Ei tiedä. The road is a flight, it's just a ride.
tunded on väga head, sellepärast et kuna ma ise enam rattaga eriti hoogu ei saa sisse võtta ja nende väikeste võrridega vändamisega ei tule midagi välja, siis ma sõitsin täna raja lahti Jõgeval oma armsa uue tooliga, mis on ära tuunitud, tal on meeletu võimsad spetsiaalpatareid peal, millega kuskil peab seal sirge peal 60 välja, eks ole. Kas oli häia või halb, seda ütlevad teised, eks ole. Aga kindlasti kogu meeskond püüab hoida seda lippu kõrgel ja kuna me kõige rohkem hoiame oma klubis nagu naisi, ma arvan, et see on niimoodi, siis on väikeste lastega motoristide naisi on siin, nii et rohkem varsti kui tsiklimehi. Et ilmselt see on nagu ajamärk, et asjad lähevad ülespoole ja see lasteaed, mida ma lubasin siia teha, et ma lähen ise sinna hoidjaks, et panna aia ümber ja siis liblika võrguga püüan neid sealt niimoodi. Jõgeva treffil näeme. Jõgeva treffil näeme, kurat. Aitäh. 50 sekundit. Aga veel veidi on jäänud. Ja oli kui sa tunned, et see tõesti ei jaksa, siis seda asja minut ja 5 sekundit. Ja laadi peale. Nii. Stop. Ja aeg läheb veel. Ja 40 sekundit on täis ja stopp. 44 sekundit ja veidi lahku. Ja valmis, aeg läheb veel. Stop! See on enne kuulmatu. 30 sekundit, Mati! Ja lahti. Ja vähemalt olla läheb. Ja ka hea võtte. Väga puhtalt. 7 sekundit. Stop! Palju. Terve veerand on sees. Läheb kirja 9 sekundit. Siin on ikkagi üle. Aega ei lähe. Olen mingi asi selle number 5. Alt ei tohi hoida. Stop las alla. Selle arvesta. Nii. Aeg läheb. Stop! 20 sekundit. Ja tulemuseks tuleb 17 kasti. Welcome everyone again here at the Jõgeva Treff. This time, this is the 19th meeting. So next year will be 20 years of Jõgeva Treff. Yeah!
We thank him very much. Yeah! Ja nagu ikka, alustame me oma auhinnatseremooniat suurimatest klubidest, kes on kohal ja loomulikult, kes on viitsinud ka käia ennast meie juures registreerimas kui suurim klubi. Ja esimene klubi, kes on ennast registreerinud Norramaalt, on Norra ja Bodo MC, 3 inimest. Especially this one has been at the Jõgeva Treff 19 times. See mees on olnud kõigil 19 Jõgeva Treffil ja see väärib absoluutselt tõsist aplausi. Järgmine on meil Läti BMW Club Latvia, on 4 inimest. Latvia, BMW Club, Latvia. Yeah, Holland, Netherlands. Here, don't be shy. Holland siis ja MC Lissa, 6 inimest. Nende suurte meeste puhul ma juhiks teie tähelepanu nende jalanõudele, need on nagu omaette aplausi väärt. Järgmisena on meil klubi, kust on meie juurde tulnud 6 inimest, on tulnud Sloveeniast klubi Saira. Slovenia. These guys deserve an applause. It's not so close. Yeah, Slovenia. Sloveenia ei ole mitte. You want to say that no one from Salo MC is here? Salo MC, mis sa asud nüüd Salo MC? Salo MC. Järgmisena klubi Soomest Hämpy MC. Hämpy MC, 25 inimest. Hämpy MC Finland. Yeah. You see these guys every year. I don't know why. I think they must like us. Yeah, I think they just like Jõgeva Treff, maybe a little bit. Täpsustuseks jagada väga olulist ja kriitilist informatsiooni, et Salo MC on pärit Soomest, Salost. Ja see just eiga arutasime, et huvitav, kust nad pärit on. Jõudsime järeldusele. Aga meid on ära minemas oma auhindadega ja saatku neid aplaus, Salo MC! Salo MC! Yeah! Eestist on suurim klubi, kõigile teada-tuntud mehed meie lipuplatsil, hointlikud, viisakad, alati kaasas oma head õlled. Ösel MC, 31 inimest, 31 saarlast on võtnud ette pika tee Jõgeva maale ja tulnud külla meile. Kõigest ka! Muud on purjus. No, vähemalt me teame, kus nad on purjus. Here's Jõgeva Treff. So now... Aktiivne klubi on see tiitel, mille need on ära teeninud. Ja tõepoolest, need on aktiivsed, sildid seljal, lagod rinnas, pidevalt kõndis tõsised tegijad. Nii aktiivsed klubi pole ammu. Hey, this is the most active club in Estonia. Rõkkure, Raide, Eritsee. That club has this girl is the president. Can you believe it? Kas te usute, et selle klubi president on see sama ilus tütarlaps, kes praegu sai medali kaela? Aplaus! Yeah! Naispresident klubil, vot see on tase, mehed! Ja järgmine kategooria on meil esimene osavõtja, ehk siis Jõgeva Treff 2010 algab küll ametlikult neljapäev. Seekord oli esimene osavõtja meil Soomest, kes on Kari Väänänen. Ta tuli siia MC külmkorviga. Tema jaoks on juba 10. Jõgeva Treff, kuid ta ei tulnud siia otse Soomest laevaga. Mees käis läbi Tšernobõlist
ja kuskilt sealt veel, sealt kuskilt Ukrainast ja Valgevenest ja mees oli kohal juba pühapäeval. 1650 kilometers to Jõgeva Drive. Kiitos. First time. Kiitos. Thank you. Ja see oli sellel esimene Jõgeva treff. 3,727 kilometers. I don't know, he must have got lost or something. Not so far, at least I think so. Maybe I'm mistaken there. Anyway, applause, yeah! It must be far. Hea näha, et nendel meestel on meile ka vastu kingitusi anda. This is the longest trip to Jõgeva Drive. And this time we'll start with the youngest one. Ja edasi liigume me noorimate osavõtjate kategooriaga, alustame siis kõige nooremast ja liigume edasi pisut vanemate poole. Sedapuhku on kõik noorimad osavõtjad pärit Eestist. Nendest kõige noorem on Martin Uusküla, 19 päeva. Martin Uusküla, 19 days old. Olen kuulnud, jah. Eleonor on 5,5 kuud vana ja mina arvan, et Eigo, sa oled teda näinud päris mitu korda ja suht lähedal. Leela Tasane, 7,5 kuud. Oodake, kus te lähete, teist tehakse veel väike grupipilt. Teeme väikse grupipildi ja võtame riita, kuidas meil sel aastal on Jõgeva treffil ka kerge titeuputus. These are the youngest participants. The youngest one, 19 days old, is probably sleeping, so good boy. Our Johanna Bartels, 1.5 months old. Lennart Erik Markus Lahti. Leela Tasane, 7.5 months old. Ja mul on teile nagu au juhtida tähelepanu ühele väiksele mehele, kes on siin Isasüles. See on eelmise aasta noorima osavõtja tiitli võitja. Jälle on ta Jõgeva treffil. Ma ei oska selle kohta öelda muud, kui et peab meeldima. This small boy here. Aga nüüd liigume edasi kategooriasse vanim osavõtja. Heiki Raikas, 64-aastane. Eesti mees. Siis on meil Lauri Nuutinen, 68-aastane. Lauri Nuutinen, 68 years old. Ma ei kuule aplausi üldse. Lauri Nuutinen, 68 vuotta. Mõelge selle peale ise, kui te olete 68 aastat selle raudse hobuse seljas olnud ja ikka te olete kohal. Ja meie tõepoolest vanim osavõtja sel aastal on Niilo Pardanen, 79 aastat. Niilo Pardanen, 79 years old. Applaus! Ja meil on mõned eriauhinnad. Tim Wonderlands. What the fuck have I done? First of all, he showed up pretty early, like every year. And also, we can say that you haven't done some of the things what you should. Martin Uusküla, kohal 19 päeva. Aplaus! Mees on täiesti rahulikus unest. Aitäh Issile, Emmele ka. Nad on suure vaeva nägijad. Special prize. And this special prize is for showing up on the coolest car this year. Dacia! Aplaus! Mees tuli kohale Daciaga, täiesti auväärt eriauhinda. See on tase. Yes, exactly. Keep up the good work. Aga eriauhinna saab kõige koledama ratta eest Jõgeva treffil 2010 Heiki Tahur, kes on meie laagrit nuumanud oma rättraigiga, mis näeb välja kole kui surnuaias veedetud öö.
väga tubli ja tõsine mees. Tsikkel on suhteliselt lähedal ja kusjuures, kui ma hästi mäletan, siis ta vist isegi külgkorvi sai, kauples kuidagi minu käest. Väga oluline eriauhind. Selle eriauhinna on välja teeninud Kirke Lisette Kroon. Kirke on Jõgeva MC niisugune väga tõsiselt võetav tegija ja aitab staabis kogu aeg meestel tuju üleval hoida. Kui kellelgi on tuju paha, vaatab Kirkele otsa ja ööst saab päev. Ma tean. Aitäh, Kirke! Motorienteerumise võistluse 10. kohaga Kristo Jürman. 9. koht Üüli Kala. Kristo Jürmani asemel, ta läks ise minema. Okei. Karda, kõik on omad. Kõik on tsiklimehed. 8. koht Eili Koitla. 7. koht Andres Autäht. Ja tuleb Andres. Andres. Mul on siuke tunne, et see motoorienteerumine on väga väsitav ettevõtmine, et ainult asendajad on kohal, et kes meil nüüd sealt tuleb? Ahto Viljat tuleb. Näete, Ahto Viljat. Tundub, et taaskord on tegemist esindajaga. See on ikka raske võistlus, tasub seal kaaluda. Ja vahepeal me täname kõiki teid, kes te laagris aitate kaasa meile rahulikule auhindade tseremooniale. Aitäh teile mehed. Vahur, Urmas. Urmas Vaula. Fourth place. Motor-orienteering competition. 4th place. 4. koht. This competition takes place every time, every Jõgeva now. Lauri on jõudnud selgelt 3. kohale ainult tänu sellele, et ta on ikka väga tõsiselt võetav tugev mees. Ta ei ole veel väsinud, ta on ise kohal ja esindab ennast ise, ei pidanud tiimi saatma. 2nd place, Rene Sakkaus. That retails the motorcycle gear in Estonia. Okay, now the 1st place of the motor-orienteering competition this year, Jõgeva Draft 2010, Marko Kaasik. Ja temal on välja pannud auhinna Oskando OÜ. See karp võib-olla tundub väga väike, aga ta on väga väärtuslik, sest see aitab tema kõige kallima kaherattalise sõbra leida üles kasvõi maa alt. Taavi! Taavi, tubli! Selle mehe kirbule ei tahaks jääda. Ja paintballi Vasun tervitab meid sealt enda laagri poolt. Best shooter. Selle mehe süles on mõnus paintballi komplekt. For the Jõgeva Draft this year, it was amazing good. Big applause for the organization for this draft. Yes! Yeah! Klaus! Me täname teid selle tähelepanu eest, aga mitte korraldajad ei ole need, kellele me siin peame suurt aplausi tegema. Tänu kõigile teile, kes te siin ümberringi seisate ja kes te olete laagrist telkide juures. Just ainult tänu teile ja teie siin olemisele saab võimalikuks Jõgeva Draft. Nii et teeme nüüd ühe korraliku aplausi kõigile Jõgeva Drafti külastajatele. Hurraa! Tänud! Ja juba näeme 2011 20. Jõgeva Draftil. Thank you everyone for coming here and see you next year.
Mees, sa päästsid mu elu. Me oleme sõitnud terve päeva ringi mööda Jõgevamaad, söönud koos küpsist, käinud raamatuid vaatamas ja nii edasi. Ma ei ole kordagi suga rääkinud ega näinud su silmi. Kes sa oled? Mina olen Eesti mees. Nimi on Olev, olen Jõgeva motoklubist ja jõudsime Eesti kõige suuremale motoratturite kokkutulekule Jõgeva treff, kuhu on teel kõik Eestimaa motoratturid. Kuidas see Jõgeva treffi asi on? Mina, kes pole siin kunagi ennem käinud, me praegu jõudsime siia. See tundub hirmus, siin on nii palju põrinat, mürinat ja selliseid ürkseid mehi. Aga vaata, need ürksed mehed on sõbralikud, heatahtlikud ja neid ühendab üks selline konkreetne hobi, see on see raudne ratas, mis neid edasi veab. Ma saan aru, et need mehed on ka head, sest et nad ei jäta tüdrukut vedelema kuhugi tee äärde, kui ta oma jalgrattaga teeb õnnetuse. Te austate ka teisi sõiduvahendeid. Nad ei jäta tüdrukut jalgrattaga tee äärde vedelema ja nad ei jäta ka kunagi ühtegi teist mootorratturit tee äärde vedelema, kes vajab abi või nõuannet või kas või paari liitrit bensiini, et bensiinijaama jõuda. Aitäh sulle, ma tänan siit südamest, Olev. Palun. It's a woman going down somewhere behind the clouds, sleeping from the sea of our mind. When it's slowing, it's riding down. Blow away the clouds and please wake up the sun. When you go, it's a reason. Only thing you have to do is like Mis paneb 14 aastat siin ja kokku 19 aastat seda treffi korraldama? See on selline asi, et kui sa ise sõidad rattaga, oled selle melu sees, sa tead, millised sõbrad on seal kuskil teistes kokkutulekutel, käid seal külas neil, käid nagu mööda seda maailma ringi, siis sa tahad ju seda sama korraldada ju siin, eks ole, et see ei ole midagi niisugust nagu tavatut või ebaloomulikult, see on väga-väga pika traditsioonidega selline harrastus, motorism. Kes need inimesed on, kes siia tulevad? Mina ei ole ennem käinud, mulle tundub, et need on sellised pikkade mustade juustega, nahast, riietega, kurjad mehed, kes ei räägi juttu. Jaa, seda on tuhandeid kordi mult küsitud. See on niimoodi, et tegelikult nii kui nad koju lähevad, nad panevad oma riided ära, see on imidž. Ja nendest saavad arstid, doktorid, advokaadid, autojuhid, kõik erialad, arstid. Need, ma võin siin näpuga näidata, kes on arst ja kes on advokaat. Ma tean. Ja nad on lihtsalt, see on selline nagu külge kasvanud traditsioon. Ja see nahk on mitte selleks, et eputada, vaid see on tegelikult kaitsevahend. See on täielikult ikkagi see, et sa sõidad ka kuuma palava ilmaga, sest kui sult juhtub mingi õnnetus, siis see kaitseb sind. See on kaitseriietus.
saab nii küsida, et kas mootorratas on kallim või midagi muud veel või keegi veel elus? Ma arvan, et kindlasti on ikkagi esikohal pere ja mootorratas ühendabki seda peret, sest siin on ka lapsed, naised, no ma ei kujutaks ette sellist asja, kui mees läheb rattaga ainult. Ma ei ole ise kunagi niimoodi teinud ja ma ei usu, et ka siin kogu see melu on niimoodi, et naisele antakse karm käsk kodus istuda, eks ole. Siin on see teistmoodi mõtlemine, et jah, ühine. Igor, vist on paslik küsida lõpetuseks. Mis on sinu lemmik sõiduk? Sõiduk. Mootorratas.
Paina gaasi, paina!
Ja nyt sopii voidaan istumatasse Jõgeva Treffi öössä toistettiin.